Täna alustasime siis klapikambri kaane eemaldusega. See tuli ilusti lahti. Edasi eemaldame siit vana tihendi. Siis keerame selle nukapinguti lukku, et sealt see pinge maha tuleks. Rihmamärgid keerasin ka juba paika. Et tuleks ka hammasrihmapinguti ka lahti lasta, et siis saab rihma pealt maha tõsta ja pärast seda tulekski nukkvõllid ära võtta. Nüüd, kus nukkvõllid ja ketipinguti ja kett on eemaldatud, on siis aeg sealmaal, et vanad tõukurid ära võtta. Õnneks see magnet töötab päris hästi. Ja, ongi kõik 20 tükki eemaldatud. Ja nüüd oleks siis kord sealmaal, et paneme uued paika. Siin on meil siis kõrvuti uus kett ja vana kett. Põhimõtteliselt on näha, mis nende erinevus on. Vaatan korra, et oleks otse. Vana kett on siis natuke välja veninud. Et see on siis kõik, mis aastatega mõjub. Aga nüüd on aeg bensile saata ja asemele läheb siis uus. Teine oli ju veits nagu veninud. Jah, selle võrra võib ka natuke olla teistmoodi. 16 kõik läbi. Vahepeal selgus siis, et auto peal olnud aku on täitsa surnud. Sellega ei tee enam mitte midagi. Ehk siis vahetasin aku ära. Laenasin rimaka pealt praegu. Siit on vahepeal plastmassid tagasi panna, aga ma avastasin, et siit võiks puhastada ka. Ehk siis ei hakanud praegu tagasi panema. Vahepeal sai klapikambri kaan ka tagasi peale pandud. On siis meil nüüd see pinguti, millel on võimalus muuta ajastust. Elektri osa on meil ühendamata. Selle teeme järgmine kord.
aga siit jah, saime kõik komplektseks tagasi. Pihustid on ka nüüd siin. Need on koos siis vaheadapteriga paigas. Ma proovin siit ühe lahti võtta, näidata. See vaheadapter on siis selline tükk. Pihustil on siukene pistik, et ilusti saab seda siis siia paika panna. Plõksti ja siis läheb ilusti see tavapärane pistik siia otsa. Aga jah, millised pihustid ma valisin, ongi siis sellise koodiga Boschi omad. Need siis on 550-sed. Nüüd asume siis ajule tutvustama neid uusi pihusteid. Selleks lähme siit kütuseseadetesse, üldseaded. Ja siit siis ma juba määrasin ära, nagu tähele panete, siis see kood ei ole päris sama tegelikult. Et see on nüüd selle lühema pihusti kood, aga kuna näitajate järgi on täpselt sama pihusti see, siis sellest nimekirjast on see nagu kõige sobivam valik. Ehk siis me jääme selle peale. Ülejäänud osas jah, on 4-parrine rõhuregulaator. Pritse nurk on 720, et see jääb kõik nii nagu on. Ning kui see on meil nüüd ära muudetud, võiks proovida teda ka esimest korda käima panna. Lasime ta siis päris soojaks ära ka. Et siis sättisime seda kütuse protsenti ka paika, et lamtaneit oleks ilusti 1 juures. Pidi natukene korrigeerima seda kütusekaarti. Eks seda täpsem seadistamine tuleks dünost veel teha koormuse all. Aga nüüd tühikäigu osas on vähemasti paigas. Aga selleks korraks võiks siit lõpetada ning lõpetuseks paneks siia ka veel siis paar paugutamist. Vahepeal ilmnes üks mure veel, sellel ajal, kui siin auto töötas. Hakkas jõvedalt bensuhaisu tulema ja siin maas on siis meil loik. Ja kuskilt siit teda tilgub. Aga noh, peame täpsustama, kas siis filter on nüüd otsa saanud või on torustik ise mäda. Kuid seda näeme juba järgmine kord.